Siis ma olin meil jälle lombaks, ma olin just haigest tulnud. Baltikumi minu esimene märk. Nii, see ei olegi Virni märk või? Kuule, ega see ei ole Baltikumi pidu, see oli ära juba. Baltikum oli ära, kus sa olid siis? Kuidas su kihv alles on jäänud, räägi? Minu murdus ta kohe ära. Esimene märk tegi. Ma olen 2 vahetust või 3 isegi. See on nüüd Everesti see, mis rinnas kantakse ja teine on see. Võib arvata. Tõestada ei saa. Ei, nuusutama ja hambutada. Täna tähistame siin oma klubi juba 40. juubelit ja see on tõesti niisugune hea koht, mis saab jälle vanu tuttavaid näha või saab uusi tuttavaid, kuidas keegi, sest nagu noorem ja vanem põlvkond polegi eriti palju kohtunud. Aga kõigepealt võiksin võib-olla meenutada mälestusseisakuga kaduma läinud alpiniste Tõnu, Eerikut, Priitu ja Jaaku vaikse minutiga. Alustaks seda pidu kohe šampusega. Et paluks härradel šampust avada, sisse valada ja daamidele kanda. Formaalsuse, võite nii mõned mõttes. Formaalsus tähendab seda, et 2 aastat pidid käiva inimesed, siis said 3. järgu kätte ja siis hakkavad teid, ma ei mäleta, kas ta liikmeks löödi. Seda toimetatakse registratuuris peale selle piduliku osa lõppu. Siis toimub veel oksjon, et müüakse firm maha, need rahakotid valmis ja saate igasugust menni. Ja kindlasti on huvitavad algajad. Sellega peaks alustada. Firmi liikmeks astujatele. Kui teil on mingeid huvitavaid küsimusi, siis palun avatud. Liiklikud on seal, pastakat ei ole, nii otsige. Ühesõnaga kõik. Nüüd hakkab pihta Taavo oma tutvustusega firmi ajaloost. Üpris lühikese ülevaate 40-aastasest ajaloost. Miks seda nagu teha vaja oleks? Ma arvan, et on piisavalt palju meenutada ja nagu ma olen vestlustes kuulnud nooredid ja eriti vanadest aegadest ja vanadtegijatelt ja sellest, mida meie teeme. Nii et eks me siis alustan ajaloo.
esimene Eesti ja ühtlasi ka Tartu alpinist, siis ma veendasin, et see on üpris keerukas ja nipikas küsimus. Esimeseks alpinistiks tema nimel pidas Georg Friedrich Wilhelm Barratit väga ammusest ajast. Tõsine alpinism algas meil Nõukogude Liidu ajal, võiks öelda, kui 1956. aastal esimesed eestlased käisid Nõukogude Liidu alpilaagreis ja samal aastal asutati Tallinna alpinismiklubi. 1958. aastal sai teoks esimene eestlaste suurvallutus, kui esimene eestlane Jaanus Ormulas käis Elbruse tipus ja paar päeva peale teda veel Peeter Varep ja Albert Sulg. 1959. aastal asutati siis meie kallis klubi, alpiklubi Firn. Asutajaliikmetena ma julgen kindlalt väita, olid Jüri Martin, Vello Park ja Rein Kütti. Kui neid juhtus olema veel, siis ma vabandan, sest ma ei tea nii täpselt tollast perioodi nendest täiendavalt. Kuidas Virn loodi? Need noored mehed, kes Tallinna alpiklubis käisid veel keskkoolipäevil ja tulid Tartu Ülikooli, siis nad tahtsid sama hobiga edasi tegeleda ja niimoodi siis, nagu Virn alguse sai, ülikoolis loodi kehakultuuri suusaspordi kateedri juurde orienteerumise ja alpinismi treeningrühmad. Tulid 2 tükki, mis korraga loodi uued alad ja siis alpinism oli siis see alpinismi treeningrühm oligi Virnikat esimene treeningpaik. Treene tehti tollal püssirohukeldri seinal, mis oli veel parandamata ja sealt sai väga hästi ronimistreene teha, mida viis läbi Jüri Martin. Tema oli ka Firni esimene president siis aastatest 59–61. Võiks öelda, et Firnikate esimene generatsioon lõpetas ülikooli 63–4 ja kõik ka päris paljud läksid Tallinnasse ja mujal üle Eesti. Ja klubi vedamine läks üle Vello Parkile. Tollel perioodil hakati igasuguseid riiklikke tähtpäevi tähistama tõusudega 7000-listele veel valutamata tippudele Pamiris, Jamshanis ja mujal Nõukogude Liidus. Näiteks 60. aastal toimus ekspeditsioon Tagalai ahelikku ja vallutati Estonia tipp Hillar Kaali juhtimisel. 64. jõuti juba Lenini tippu ja 65. samuti. Ja siis kokku olid Leninil käinud 23 eestlast. 66. aasta oli tähelepanuväärne selles mõttes, et valmis sai Firni embleem. Selle autor oli Heino Kuul ja esimest korda oli see embleem kasutusel Kaukaasias Adolsuu alpilaagris. Firni nimel nagu mingit sügavat tähendust ei olnud, mõeldi ka seda kristalliseerunud lund. Kaudselt võib seda igaüks oma suva järgi tõlgendada, aga võib-olla üks sobivamaid oleks, et see väljendas soovi olla sama tugev ja ühtne nagu siis lumi Firn. Sama lugu oli ka vapiga, mingit konkreetset tähendust nagu nendel elementidel ei olnud. Edelweiss kui klassikaline alpilill ja köiepundar ja kirka kui otsesed alpinismi sümbolid. Ja praegu annakski siis väikeseks tutvustuseks enda perioodi
eelemaga rääkisin, poiss on väga hõivatud, ta on praegu Euroülikooli rektor, ise tema tegi sellega. Talle üldse meeldib niisuguseid uusi asju teha. Siin tegime Alpiklubi, Tallinnas tegime Polaarklubi ja nüüd ta on nii hõivatud ja kahjuks ei saanud tulla ja ta ühesõnaga kõige paremad soovid siis saatis siia. Aga siis leppisime kokku, et 10 aastat pärast 50. juurde tuleb ikka. Nii, ja nüüd, mis toimus pärast Jüri. Muidu kui Jüri Martini, ma iseloomustumis ütlen seda, et ta oli tohutu suure töö teinud, Tallinnas juba tuli siia 3. järguga, meie vaatasime siit alt üles, et ta on väga kõva alpinist ja mis tähendas ka Eestiga ära teinud. Ja siis hakkas niimoodi, ma tahtsin väikselt täpsustada. Tallinnas moodustati alpinismi sektsioon Kalevi juurde ja meie moodustasime alpinismi sektsiooni ülikooli sportklubi juurde. Kuna juhiliselt ei tohtinud selle ajal Vene ajal olla, see oli antisovetsina nii. Aga me tegime ta siiski ära ja see oli siis esimene alpiklubi oli Eestis siin. Ja tegime siis põhikirjad, märgid ja muidugi tänu siis Martin Jürile on üldse meie see eksistents siin olemas praegu. Aga siis ta läks kiireks teaduse tegemisega, ta siis läks kuni akadeemikuni välja ja mina jäin siis nagu teda jätkama siin. See oli 10 aastat. Ja selle aja sees tekkisid siis meil väga tugevad alpinistid. Tartu Niisnik Koolmaalt. See oli üks grupp, kes kahjuks sai surma 74. Ja ma enda veidi saba kergitamiseks võin ka öelda, ma tegin 69. esimese uuelise tipu. See oli Gruusia võistkonnas, aina maa teise kastani, esimese koha saime Gruusias. Ja siis meistrikandidaadi samal ajal, aga kahjuks mul tekkis siis üks õnnetus, 2 inimest sai surma ja tehti jälle mõnimus. Nii et meistrid ei ole. Aga mis me siis veel tegime? Kallironimist, see oli meie nagu hobi. Ja siis oli nii, et Eesti, Läti, Leedu kallironimised, lätlastel olid meistrid, leedukatel meistrid, ja meie läksime 60. ronima, kuidas seda, ilma isegi märgita algajad. Ja üldse niisugune lugu, et ma võitsin selle loo ära. Ja siis läks nende ilm täis muidugi ja siis järgmistel aastatel sama asi. Nii et 3 korda sai seal võidetud. Ja siis oli nii, tegime kõrgemate koolid kallironimisvõistlusi ja siis oli Tartu Ülikool kogu aeg praktiliselt võitis. Esimesed Svässaronised võitsime Sumerjaguga. Ja siis olid 7000-lised ja muidugi need, kuidas öelda, punased tipud. Isegi minu kallale tuldi, et kas sa oled ka kommunistid saanud, aga öeldi, et raha ei õsse ja tähtaegu tähistasime. Ja Ivan Kerl saatis meid ära, võttis vastu seal küll vanas selles parteimajas, küll uues parteimajas. Ja ma mäletan, kui me tulime tagasi 70. kommunismi otsast, siis oli niisugune lugu, Vader oli seal, läheme sinna üles kapusse, näitab niimoodi linna, panoraami ja mina küsin kõrvalt, et kas me ei saaks alpiklubi siin kusagil ruumi. Ja Vader oli kõva viinanina ja siis ta näitab seal valige, mis te siit tahavad. See selleks. Ühesõnaga, see oli üks väga sisulikas või sisulihe aeg ja 72. aastal sai tehtud niimoodi järgmine president. Ühesõnaga, nagu me ütlesime, tuleb ära valmistada ette, kui sa ise ära läks lõunanapaliseks ja Priit Vürst tuli. Aga kahjuks tema oli nagu väga vähe, sest 74. enda leenideks. Ja enne seda veel Priit Vürst valmistas järgmise nii-öelda vaheldaja välja maamehe nii-öelda meie keeles, tudengi Erik Reino. Ja kahjuks jäi nad mõlemad sinna ja siis pärast seda tuli juba Kuulde Väärema ja siis Juho Parmas ja Kalev Muru ja Tanel. Ja siis oli meie niisugune, see aeg läks ametlikuks. Tegime põhikirjad, tekkisid siis ühesõnaga ruumid meile juba ja väiksed sponsorid ja läksid siis perioodiliselt need 7000-liste ja esmavaatuste ekspeditsioonid. Need olid väga-väga huvitavad. Ja praegu ma vaatan, kõige toredam on see, kui vahepeal oli nagu väike niisugune tulnud punkt siin ütleme, nii poliitiliste põhjuste võib-olla, siis nüüd ma vaatan seda sama seltskonda, samasugune nagu meil alguses oli 40 aastat tagasi.
sama palju rahvast ja läheb, ma arvan, samamoodi elu käima. Nii et pange edasi.